No nii, tere hommikust või siis teile Eestis tere päevast. Siin on kell 3:05 hommikul. Tööle oli päris mõnus sõita, liiklus oli hõre. Mul on suur au teie konverentsil kõneleda ja rääkida sellest tööst, mis me oleme siin Duluthi mudeliga teinud. Ja ma loodan, et see aitab ka teie tööle kaasa, teie kogukondades. Asume siis asja kallale. Esimene slaid, palun. Okay, there we go. All right. So the model that you may have heard of before. Võib-olla olete sellest mudelist enne kuulnud, see on siis Duluthi mudel. See on selline meetod, mis töötati välja Duluthi linnas Minnesotas ja selle eesmärgiks on siis koduvägivallaga tegelemine. Ta põhineb ohvrite kogemusel ja töötab selle põhjal välja sekkumised. Kui me näiteks peaksime töötama välja uue lastekaitseprotokolli või uue mingisuguse õiguskaitsepoliitika, siis üks esimesi asju, mida me teeme, me loome ohvritest fookusrühmad ja küsime neilt, kui see valitsusasutus teie ellu sekkub, siis mida nad teevad teie olukorra, teie turvalisuse parandamiseks või selleks, milleks te nende abi vaja olete. Kui te nad appi kutsute, kas nad aitavad teid? Kui nad teevad midagi hästi, siis me tahame selle alles jätta. Aga mida see asutus teeb, et olukord teie jaoks muutub vähem turvaliseks? Me võtame selle info, mille me ohvritelt saame ja siis selle info põhjal peame läbirääkimisi valitsusasutustega, koostame protokolle, poliitikaid ja see aitab spetsialistidel konkreetses olukorras sekkuda sellisel viisil, nagu ohvritel tarvis on ja seda kogu kogukonnas. Kuidas panna näiteks 250 politseinikku reageerima ühel ja samal viisil ühes ja samas olukorras? Meie oleme selle olukorra lahendanud niimoodi, et oleme välja töötanud mingi poliitika, mis ütleb, et niimoodi te peate käituma ja oleme välja töötanud protokolli, mis ütleb, et te peate seda tegema just niimoodi. See annab eesliini töötajale, olgu see siis lastekaitsetöötaja, kriminaalhooldustöötaja, prokurör, see annab talle teadmise, kuidas oma tööd teha. Ja samuti on see info seotud ohvrite kogemusega, sest et just ohvreid tahame me ju aidata. Sellise kogukonna koordineeritud reaktsiooni puhul peavad kõik mõistma, et kui tegu on koordineeritud tegevusega, siis peavad kõik muutma seda, mida nad teevad. Seda siis kogukondlikul kui ka valitsuse tasandil. Enamik valitsusasutusi on välja töötanud oma poliitikad, oma protokollid ja nemad otsustavad ise, kuidas nad konkreetsel juhul sekkuvad. Meie kutsume seda siis nii-öelda siloks. Valitsusasutused käituvad mingil kindlal moel, aga see ei aita kaasa mingisuguste teiste asutuste või kogukondlikule reaktsioonile. Mina käin läbi kõik asutused ja üritan kindlaks teha, et eesliini töötajate poliitikad ja protokollid, näiteks hädaabitelefon, et iga asutuse poliitikad ja protseduurid on sellised, et ohvri jaoks on olukord turvalisem, et vägivallatsejat oleks lihtsam vastutusele võtta. Ning samuti üritan veenduda selles,
et asutused teevad oma tööd võimalikult hästi. Oluline on see, et kõikide osapoolte poliitikad ja protokollid oleks omavahel seotud ja toetaksid ühistööd. Nii et 3 erinevat eesmärki on meil siis. So battering and the crime of domestic violence. Battering is the political term in the United States. Ameerika Ühendriikides kasutatakse naistevastase vägivalla puhul tihti terminit battering ehk siis peksmine. See termin siis pärineb naisõiguslaste liikumisest. Kui nemad kunagi politseisse läksid, siis nad ütlesid, et see kuritegu tuleb kriminaliseerida, sellepärast et riigi ülesanne on oma kodanikke täita. Ja igas osariigis on palju kodanikke, kes ei ole kaitstud, kes on oma enda kodus ohus ja seetõttu on vaja selline käitumine kriminaliseerida. Probleem oli muidugi see, et valitsusasutused toimivad sündmuste põhiselt. Nad tahavad teada, mis juhtus, mis kell, kus kohas ja millist seadust rikuti. See aga ei võta arvesse selle vägivalla iseloomu. Meie tahame mõista, mis on mis. Meie räägime ikkagi siis partnerlussuhte vägivallast. Mina elan Minnesota osariigis ja meie statuudi kohaselt, kui vang läheb siis oma kongikaaslasega vanglas riidu ja nad hakkavad kaklema, siis ka see on meie riigi seaduse kohaselt lähisuhte vägivald. What kind of domestic assault it is, because it goes to risk, it goes to danger. Meie seaduse kohaselt sõltub siis see definitsioon ohvri riskitasemest ja vägivalla olemasolust. Me tegelikult ei tööta mitte ainult siin, Ameerika Ühendriikides, vaid ka mujal, näiteks Austraalias kasutatakse hoopis terminit perpetrator ehk siis kuriteo toimepaneja, aga vahet pole, kuidas seda nimetada. Oluline on see, et igasuguse vägivalla jaoks ei oleks üks ja sama termin, sellepärast, et vägivald erineb. See sõltub oludest, see sõltub, kuidas sellele mõelda. Täpselt nagu on erinev ka see, mida peetakse nii-öelda õiguseks. Kui keegi kellegi suhtes vägivalda kasutab, siis peame mõtlema, kuidas see kurjategija käitub. Kas see on füüsiline vägivald või on see vaimne vägivald? Ja see võib ka mõnikord kuritegu olla. Kui see on kuritegu, siis peab kogukond sellele kuidagi reageerima. Me peame eristama näiteks vägivalda, mida mees kasutab selleks, et kedagi domineerida, ja peame kasutama vägivalda, mida kasutab näiteks ohver, et vastu võidelda, kuigi see võib ka ebaseaduslik olla. Näiteks oli meil Duluthis selline juhtum, kus mees oli oma naist peksnud, aja jooksul oli sealt majast mitu korda politseisse helistatud, naisel jooksis ninaverd ja suust jooksis verd ja nägu oli segi pekstud. Kui politseinikud kohale läksid, siis ta tundis ennast turvaliselt. Siis võttis ta laualt kohvitassi ja viskas sellega oma mehele näkku politseinike ees. Ja meie seaduste kohaselt ei ole see enesekaitse, kuna ta ei olnud otseses ohus. See oli kuritegu meie seaduste kohaselt. Millised tööriistad süsteemil on, et eristada sellist vägivalda, mida mees naise vastu kasutas ja mida tähendab õiglus sellele inimesele või siis milline kuritegu või milline vägivald on see, mida see naine selle mehe vastu tarvitas. Meie seaduste kohaselt lähevad need mõlemad kuriteod sama paragrahvi alla, siis koduvägivalla väärtegu. Oluline on see, et me eristame erinevaid vägivallatüüpe.
an individual who poses an ongoing threat to whoever, wherever the violence. Selline naine näiteks, kes seda meest kohvikruusiga viskas, ei ole selline inimene, kes suure tõenäosusega korduvalt kuritegusid soovitavad või kuigi see läheks näiteks sama paragrahvi alla kui vennad, kes vaidlevad selle üle, kes ema-isa autot kasutada saab. Our word for this particular form of violence, you may have a different word for this. See on siis meie sõna, mida me kasutame sellist tüüpi vägivalla jaoks. Võib-olla kindlasti teil Eestis on oma sõna. Aga see tähendab siis sellist mustrit, kus on selline sundiv kontroll ja vägivald, kus vägivallatseja võtab ära partneri iseseisvuse, kus ta kavatseb seda teha, see ei ole mingi ühekordne juhtum, vaid see on see, kuidas ta ennast mehena selles majas oma partneri suhtes ülal peab. Sellise inimese puhul on väga suur risk, et sellised teod korduvad, sellepärast, et tema on mees ja tema võib niimoodi naisega teha. So in order for the rest of us to be able to do that, context is crucial. Väga oluline on kontekst. So we have to be able to collect enough information. Me peame suutma koguda kuriteopaigalt piisavalt infot, et teada, millise juhtumiga meil tegu on. See ei tähenda, et politsei läheb sündmuskohale, võtab osapoolte nimed, küsib, kes mida tollel õhtul tegi ja milline kahju põhjustati. Politseinikud peavad küsima küsimusi, mis aitavad neil aimu saada, mis selles suhtes toimub. Oma jurisdiktsioonis küsivad politseinikud igalt ohvrilt väga kindlaid riskihindamisküsimusi, et saada aru, mis kontekstiga me tegeleme, mis tunne on selle mehega koos elada. Igapäevaselt, mitte ainult täna. Kui tihti ta sind ähvardab? Kas ta sunnib sind tegema seksuaalselt mingid tegusid, mida sa ei taha teha? Kas ta ilmub kohale kuskile, kus sa teda ei oodanud? Kas ta võtab sinuga pidevalt sotsiaalmeedias ühendust? Ehk siis need on küsimused, mis aitavad meil määrata, kellega meil siin tegu on. Kui me seda ei tee, siis paneb see ohvri ohtu. Kui me paneme ainult kirja, mis sellel konkreetsel õhtul seal kodus toimus, siis tegelikult me paneme selle ohvri ohtu, sellepärast et see vägivald suure tõenäosusega jätkub. Kui me räägime sellest juhtumist, mida ma enne mainisin, siis oli tegu kahe väga erineva kuriteoga. Mehe kavatsus oli väga erinev naise kavatsusest. Me peame tegelema mehega, kes on pidev oht, ja naisega, kes on pidevalt ohus. So the power and control wheel, which many of you probably have seen over the years, has been translated. See on võimu ja kontrolli ratas, olete võib-olla seda näinud, seda on tõlgitud ja üle kogu maailma kasutatud. Töötasime selle välja Duluthis 80. aastatel. Me vestlesime üle 200 naisega. Duluthis oli välja töötatud süsteem, kuidas selliseid mehi süüdi mõista. Mehed võeti vastutusele selle eest, mis nad teinud olid. Ja kriminaalõigussüsteem tuli meie agentuuri ja ütles, et kui me nad arreteerime ja nad süüdi mõistame, siis peate teie midagi tegema, et pakkuda neile siis rehabilitatsiooniteenust. Mida me nendega edasi teeme? Dr. Ellen Pence, kes meie agentuuri asutas, ja teised spetsialistid rääkisid kokku üle 2000 mehega ja küsisid neilt. Kui need mehed tulevad rühma kohtumistele, neid on grupis 15-20 ja nad tulevad sinna 20-30 korda, siis mida te tahate, et nad seal arutaksid? Lõpuks hakkasime me rääkima teatud taktikast.
these different categories that are out kõik erinevad asjad, mis naistega intervjuudes üles tulid, pandi erinevatesse kategooriatesse. Ja näete, need ongi kõik siin siis rattale ära toodud. there. These are the tactics of Need on need nii-öelda allasurumise taktikad, mida mehed rakendavad. Kui te maailmas ringi vaadata, siis inimesi surutakse igal pool alla ja represseeritakse. Ja need on taktikad, mida kasutatakse. Koduvägivallatsejatest mehed ei leiutanud neid taktikaid. Nad õppisid need taktikad ühiskonnast ja kultuurist, kus nad üles kasvasid. Need on allasurumise praktikad. Need on praktikad, mida mees kasutab oma naise vastu, et teda alla suruda ja tema üle domineerida. Seal välisel ringil on kirjas füüsiline ja seksuaalne vägivald. Naised tahtsid teada või tahtsid märku anda, et need nii-öelda siis ümbritsevad neid sisemisi taktikaid. Because inside this system, if he's emotionally abusive, she doesn't get to just defend her position. She also has to account for his capacity to be violent. Naine ja mees on sellises süsteemis või neil on selline muster, siis peab naine võtma ka vastutuse selle mehe võime eest vägivalda rakendada. Ja niimoodi võtab mees naise üle võimust. Koordineeritud vastuse korral, kui me tahame tõhusalt tegutseda, siis peab kõik, mida me teeme, iga poliitika, iga protokoll, seda nii kogukonnas, rehabilitatsioonis või valitsustasandil, kõik peavad arvesse võtma, arvestama selle võimusuhtega, mille see mees paika on pannud. Nagu üks naine ühes fookusrühmas mulle ütles, mis iganes sekkumise te siin nüüd kokku panete, üks asi, mida te peate tegema, on võtma arvesse seda võimu, mis tal minu üle on. Sest kui te seda ei tee, siis ma kaon ära. Mina ohvrina ei saa kunagi eirata seda võimu, mis tal minu üle on. Ja sina ei saa seda ka teha. Nii et see oli tema rünnak meie vastu. Mina sain siis tõeliselt aru, et ma ei tohi kunagi ära unustada, et mehel on naisele sellises olukorras väga tugev võim. Näiteks kujutame ette, et politseinikud lähevad sündmuskohale. Kui Duluthi politseinik läheb koduvägivalla sündmuskohale, siis ta ei tohi kunagi ohvrit üle kuulata vägivallatseja juuresolekul, kuna vägivallatsejal on ohvri üle võim. Kui ta tahab saada korralikke tõendeid, siis teeb ta seda vägivallatseja kuulmiskaugusest väljaspool. Nii on see ohvri jaoks lihtsam, nii on kergem vägivallatsejat vastutusele võtta ning nii on ka kogu protsess politseiniku jaoks lihtsam. See tähendab, et me ei tee endale ise tööd juurde, me ei pea sinna uuesti minema ja selle sama perekonnaga tegelema, vaid me saame neid aidata. So, again, to understand how to coordinate a response, you have to understand the problem. Et mõista, kuidas koordineerida vastust, on vaja mõista probleemi. Siin on teatav lõksus olemise aspekt. Sa ei saa mind jätta ilma, et sa ei saaks karistatud. Ja USAs ja teistes riikides on nii, et kui ohver üritab lahku minna, on see kõige suurem risk ohvrile. Siis on tema elu kõige rohkem ohus, kui ta üritab lahkuda vägivallatseja juurest. Võim määrab siin igasugused suhted, kui prokurör ütleb, et väga raske on ohvrite käest, nad ei taha kunagi tunnistusi anda, siis nii see on. Kui olete prokurör nende juhtumite juures, siis siit tulebki alustada. Vähemalt USAs on nii, et enamik ohvritest, kes teevad raporti politseisse, ütlevad mõne päeva pärast prokurörile, et tegelikult seda ikkagi ei olnud, eitavad seda. Siis tuleb prokuröridele aidata luua strateegiad selle reaalsusega toime tulemiseks.
nii et selle asemel, et saada pahaseks ohvri peale, tuleks mõista seda ja koordineeritult tegutseda, näiteks minusugusel spetsialistil aidata edasi liikuda, et aru saada, et see naine tegelikult alguses räägivad tõtt ja pärast võtavad oma ütlused tagasi. Ja ohvrit mõjutab ka see, tema haavatus, ta kardab, et vägivald jätkub ja nii edasi. Kui võtta need 3 punkti siit, kui need mõtted lisada protokollidele ja poliitikatesse, siis on näha, kui palju kui raske on mõista ohvreid, neile antakse hinnanguid ja nii edasi. Arvatakse, et nad valetavad koha peal. Aga ohvrid käituvad nii hirmu mõjal, sellepärast, et vägivallatsejal on nende üle võim. Ma koordineeritud tegutsemises aitame me peame koordineeritult vaatama, et süütegija ei saaks jätkata selle kõigega. Ning siin on näha selline 3-nurk, mille need vägivallatsejad loovad, domineerimine ülevalpool ja allarõhumine. Et kui suruda naist allapoole, siis ta mingi hetk hakkab sealt ülespoole proovima tulla. Ja siit, kui naine hakkab vastu, siis see võib viia suurema vägivallani ja tapmiseni. Praktikutena peame mõistma seda 3-nurka. See on selline raske probleem. Vägivallatsejad ei vägivallatse. Sellepärast, et naine hiljaks, sest õhtusöök ei ole hästi tehtud. Mitte miski ei õigusta mehe poolset vägivalda. Mehel endal on individuaalne probleem sellega. Ja sellega ei ole ohver seotud. Ja sellele vastavalt peame me looma ka oma poliitikad ja protokollid. Siis vastupanu vägivald. Siin ei ole tegelikult reaalset kuritegu. Ja seda kõike tuleks arvesse võtta. Kui see on ebaseaduslik vägivald, siis me peame asja seadma konteksti. Me peame mõistma naise elu konteksti, miks ta niimoodi vastu hakkab ja vägivalda kasutab. Kui istute ühes ruumis alaealistega ja naistega, kes on vahistatud rünnaku tõttu, nad on rünnanud kedagi, kes on nende suhtes teostanud vägivalda pikalt, korduvalt, siis ütlevad nad, et me anname mehele rohkem võimu, kui me selle naise arreteerime selle vastupanu vägivalla tõttu. Mees ei pea enam oma kätt tõstma, ta lihtsalt siis ähvardab raporteerida naise tegevuse kohta ja naine arreteeritakse taas. Näiteks tahan, et astuksid vahekorda minu sõbraga, kui sa seda ei tee, siis ma kaeban politseiametnikule see peale. Olen kuulnud selliseid ähvardusi naistelt, kes et nüüd kasutab mees naise vastu järgmist instrumenti,
Nii et selliste asjade puhul tuleb läheneda väga ettevaatlikult ja vaadelda, et me ei annaks mehele rohkem võimu naise üle, kui tal juba on. Järgmine slaid. Kui räägime fookusrühmades ohvritega sellest, kuidas nad selle vägivallaga tegelevad, nad pöörduvad pereliikmete pool, nad paluvad, läbivad räägi, neil on väga palju viha selle mehe vastu. Nad üritavad lahku minna, eemalduda ja kasutavad jõudu. Need on erinevad viisid, mida naised oma fookusrühmades kasutavad, et mehe vägivalla vastu astuda. See ei ole kaugeltki taoline vägivald, mida nende mees teostab. Mees isoleerib naise oma perest ja sõpradest. Siin on aga hoopis teistsugune nimekiri. Siin on see naine on hoopis teistmoodi. Ja kui me tahame seda naist aidata, kes teeb selliseid asju, et läbi murda, siis me peame arvestama, et nemad on alla surutud suhtes, võimu suhtes ja seda peame kõike arvesse võtma, kui me menetleme seda asja. Enamik vägivallast, mida naised kogevad, on sundiva kontrolli põhine, ehk naisi üritatakse sundida alla heitma. Mingil hetkel ei pea mees enam kogu aeg füüsilist vägivalda kasutama, et saada, mis ta tahab, vaid kasutab muid viise. Siin on selline jälle võimu ratas. Naised ütlevad, et sundiva kontrolli puhul kasutatakse täiesti erinevaid taktikaid. Ja niimoodi üritab siis mees emotsionaalselt naist väärkohelda, hirmutada, teda majanduslikult allutada. Siin on sundiv kontrolli elemendid. Järgmine slaid. See on Evan Starki üks tsitaat. Ta on kirjutanud raamatutöö juba Sundiv kontroll. Vaatasime, ta pani kokku raamatusse naisaktivistide tööd ja nägi, et kui oluline on sundiv kontroll selles koduvägivallas. Järgmine slaid. Sundiva kontrolli sisseseadmine. See on naise ohvrile ohustab tema füüsilist ja emotsionaalset heaolu. See ohustab naise karjääri, ametialast tööd, tema füüsilist ohutust. Mees kasutab ka lapsi, et naist mõjutada, et ma teen lastega seda ja toda, kui sa seda ja toda ei tee. Mees tuvastab naise vajadused ja asjad, mis on talle olulised, näiteks ta karjäär, kirik, tema laiem perekond, tema lapsed. Mees teab, mis on naisele oluline ja ta kasutab neid olulisi asju naise mõjutamiseks. Kui mees saab aru, mis olulised asjad on, üritab ta isoleerida naise tema perest, lastest, kirikust ja nii edasi. Vaatasime erinevaid fookusrühmasid ühes keskuses, kus pered käivad koos, kus naised räägivad oma kogemustest. Üks juhtum, mis oli meie jaoks üllatav, oli see, kuidas toimus. See, et mees pidi tooma lapsed tagasi 6 aega tagasi. Naine ei ole lapsi näinud 6 aega. Mees hoidis lapsi enda juures pikalt.
nüüd annab lapsed üle kuskil kiirtoidurestoranis, siis läheb mees naise autosse ja ütleb, et ta peab astuma temaga vahekorda, enne kui ta lapsed talle üle annab. Ja kui naine sellega ei nõustu, siis sõidab ta lastega minema. Ja naine ütleb, et kui ma kohtusse sellega lähen, siis öeldakse mulle, et no helistage siis politseisse. Helistabki politseisse ja politsei ütleb, see on tsiviilasi, mine tagasi kohtusse. Nii et naine on nende süsteemide vahele lõksu jäänud, ta ei saa abi ja mees saab oma tahtmist. Sest naine on jäetud üksi, ta on nii-öelda hammasrataste vahele jäänud. Ja selline vägivald annab jälle naisele märku, milleks mees on võimeline, nii et jätkub see sundiv kontroll. Ükskõik millist koordineeritud jõupingutust me luua tahame, me peame aru saama, milline on ohvri kogemus. Ja ohvrid saavad tunda neid erinevaid taktikaid, millest rääkisime, kuidas nad neid aga kogevad. Kuidas mehed neid taktikaid aga kasutavad, arvestades erinevaid kogukondi, kus nad elavad, erinevaid ressursse, mis neil on, ja mis võimalusi kogukond neile annab, see kõik erineb. Näiteks sõjaväes kasutatakse ka oma taktikaid, saab kasutada näiteks kõrgema ametnik oma ametijärku. Näiteks nimetatakse inimest mitte nimepidi, vaid tema ameti nimetusele vastavalt, et saavutada oma tahtmist. Näiteks üle kogu maailma erinevates valdkondades kasutavad mehed erinevaid viise, kuidas neid taktikaid kasutada. On raske soovitada midagi selles osas konkreetset Eesti jaoks. Ma ei tea täpselt, mis on teie riigi omapära, kuidas mehed kasutavad seda sundivat kontrolli oma naistega. Sest sõltuvalt sellest omapärast tuleb ka luua plaan, kuidas selle vastu võidelda. Kuidas aga sekkumist teostada? Mees koputab uksele ja politseiametnik läheb ukse taha ja mees küsib politseiametnikult, mis on probleem. Just hetk tagasi oli mees vägivaldne ja kui uksele koputatakse, on see mees nüüd rahu ise. Võib küsida, kuidas sellest vägivaldsest hetkest jõuti nüüd sellise täieliku rahuni, et mees ütleb, milles probleem? Ta ütleb, see naine on minu oma, ma võin temaga ükskõik, mida ma tahan. Aga sellist õigust politseiniku üle mehel ei ole. Et ma läks kontroll alt välja. Eesliini spetsialistidele on väga segadust tekitav, et kui nad jõuavad kuskile kuriteo paika, et kuidas see kõik on, aga me saame aru, kuidas need mehed toimivad, kuidas nad mõtlevad. Kui me sellest aru saame, siis me suudame nende tegevusest läbi näha ja sellega paremini toime tulla. Ja siis me võime ka luua sekkumised, mis tõesti toimivad. Nii et me saame siit sellise tervikliku pildi kokku panna, arvestades ohvrit ja teo toimepanijat. Nii et selline väike kokkuvõte sellest, mida me tegime selle mudeliga. Naine helistab ja palub abi. Tema ja lapsed kannatavad vägivalla all ja vajavad abi. Siin on näha erinevaid viise meie seadusloomes, kuidas naine saab edasi tegutseda. Kui ta helistab 911 häirenumbril, siis ta ei tea, et kuidas ta võib läbida erinevaid instantse, jõudes näiteks sotsiaalsüsteemi ja siis kriminaalsüsteemi ja nii edasi.
And when that level of imposition happens to many victims, Ja they kui pull out. ja kui see kogu süsteem on liiga keeruline ohvri jaoks, siis nad katkestavad abi otsimise, sest temal on ka mingisugune kannatlikkuse piir. Ta peab erinevates instantsides käima, erinevatel kuupäevadel, kohtades ja küsima infot. Ja paljud instantsid tahavad naiselt mingit infot, mingit asju ja see on talle raske. Meie, olles selles süsteemis, peaksime organiseerima nii, et see protsess oleks naisele lihtsam, et see ei oleks talle nii väljakutsev ja et jõutaks süüdi mõistmiseni ja abini. Et see Duluthi mudel, which is really a 3-day training for us to talk about, develops what it develops is a coordinated community response. Selle tulem on koordineeritud kogukonna vastus. Ja seal on meil nii valitsusorganisatsioonid kui ka valitsusvälised organisatsioonid, kes kõik töötavad ühise tulemuse nimel, lahendamaks probleemi. Nii et kogukonnas on selline ühendatud reaktsioon ja ühendatud vastus. Siin on meie põhimõtted, ma ei jõua kõikidest nendest üksikasjalikult rääkida. Et siin on siis asutuste ülene lähenemine. Kõik üksused saavad aru, et kogu protsessiga on seotud väga palju instantse. Et näiteks politsei raportid kasutavad väga erinevad instantsid, institutsioonid, et tagamaks perekonna ohutus, riski hindamine ja nii edasi. Konkreetsed tagajärjed. Mõistame USA-s, et karistamise, et kiire karistus on suur mõju. Kiirel karistusel on parim mõju kui rangemal karistusel, milleni jõutakse pikema aja jooksul. Kas tahame jääda ootama liiga kauaks, kuni tekib korduv rikkumine? Ei. Nii et läheb jälle kuid enne, kui jõutakse mingi lahenduseni. Pigem rakendada mingit kiiret karistust, et takistada vägivalla kordumist. Ühine arusaam. Taaskord, meil on USA siis definitsiooni kohaselt 3 erinevat koduvägivalla liiki ja mina prokurörina pean otsustama, millisega tegu on. Kui ma tean, milline see on, siis rakendan ma kindlaid suuniseid. Mul on kindlad protokollid, kuidas igal juhul siis toimida ja mida arvesse võtta. Riigi võimuses peaks olema kaitsma siis ohvri huvisid. Meie riigi ülesanne on tegeleda kurjategijaga. Riigi ülesanne ei ole tegeleda ohvriga, sellepärast tihtipeale tähendab see ainult uuesti ohvriks tegemist. Me peame mõistma, et see lihtsalt käib niimoodi ja me peame korraldama oma süsteemi niimoodi, et me saame sellest takistusest üle. Me rääkisime juba võimu erinevustest, me rääkisime sellest, et koduvägivald ei ole mingi suhteprobleem või alkoholi probleem, vaid see on mehe probleem. Tema on sotsiaalselt seadistatud niimoodi, et ta mõtleb, et mees käitub niimoodi ja niimoodi ta ka käitub. Seega peame me suunama ta rehabilitatsiooni ja ta nii-öelda ümber kujundama, et ta oskaks endast kui mehest teistmoodi mõelda. Siin tuleb mängu koordineeritud kogukondlik reaktsioon. Ja mida see siis tähendab? Kas see tähendab, et me lihtsalt paneme kõik asutused teatud viisil tööle? Ei, see tähendab, et
me teeme seda nii, et kogukonnas ei taluta enam sellist kuritegu. Seda on juhtunud minuga nii palju kordi, et üks mees, kes on elanud kuskil mujal Minnesotas, kolib Duluthi, ta mõistetakse koduvägivallas süüdi, ta tuleb meie meeste rühma sessioonile ja nad räägivad, et seal, kus mina enne elasin, et seal mitte kedagi ei huvitanud, aga ma kolisin nüüd siia Minnesotasse. See on selline naeruvääristav nimi meie osariigi kohta, et siin me ei talu sellist vägivalda. Kui naine kaebab, kui sinu naine kaebab, et sa tema kallale vägivalda rakendad, siis me ei anna alla. Me võtame su vastutusele. Me ei jäta enne, kui me oleme sellega hakkama saanud. Meie kogukonnas sellist käitumist ei taluta. Ja kogukondades, kus nii ei ole, siis toimuvad sellised vestlused, et politsei nagunii ei tee midagi, nad võivad su arreteerida, aga sinuga ei juhtu midagi. Mingisugust tõsist tagajärge sellele ei järgne. Ja kui tagajärgi ei ole, siis selline vägivald ei lõppe. Kuidas siis menetlus meil välja näeb? Kõigepealt helistab ohver hädaabitelefonile. Neil on seal oma protokoll, kuidas selle ohvriga suhelda. Kui näiteks telefoni võtab vägivallatseja, siis me räägime temaga edasi. Miks sellest kasu on? Esiteks, tõendid. Ta räägib, ta annab meile infot ja meil salvestame selle. Tasub temaga telefonis rääkida. Teiseks, üks hädaabitelefoni vastutusvaldkondi on see, et politsei teaks, milline olukord neid ees ootab. Kui mees räägib telefoniga, siis peab politsei kiiresti tegema, sellepärast, et siis nad teavad, kus see mees on ja nad saavad ta kinni võtta. Politsei ülesandeks ei ole ainult prokuröri jaoks raportit kirjutada, vaid raport läheb ka lastekaitseteenusesse, meeste rühmaprogrammi, kriminaaljärelevalvesse ja samuti kõigile, kellel seda eri põhjustel vaja on. Niisiis peavad kõik saama öelda, mida nende jaoks on vaja sündmuskohalt siis registreerida. Kui politsei sündmuskohal tõendeid ei kogu, siis Ühendkuningriigis vähemasti, Ameerika Ühendriikides on väga raske süüdimõistvat otsust saavutada. Sotsiaaltöötajatel peab samuti olema ligipääs sellele infole, sellepärast, et siis saavad nad ohvrile kõige paremini teenust pakkuda. Järgmine punkt on vangla. Me ei taha saata vangi neid mehi, kes soovivad muutuda, aga me tahame, et need mehed mõistaksid, et kui nad niimoodi edasi toimivad, siis võivad nad vanglasse sattuda. Duluthis arreteeritakse nad sündmuskoha peal, nad vedavad 2-3 päeva vanglas, siis toimub esimene ülekuulamine kohtus, esimene eelistung ja ohvrile antakse alati teada, millal vägivallatseja vanglast vabaneb. Nii et ohver saab siis ise vaadata, kuidas enda turvalisust tagada. Meie koduvägivalla reageerimisrühm registreerib kõik koostab iga vägivallatseja kohta riskihinnangu. See riskihinnang läheb kohtunikule, nii et kohtunik enne, kui ta siis vabastab selle vangi või selle mehe, et tal on see info olemas. Me tahame, et kõigil oleks sama info kättesaadaval. Samuti ohvrist tunnistaja. Kas ohvril
on nõusolek anda siis ohvrist tunnistajale ütlusi, siis kriminaalhooldus, kui õigusrikkuja on süüdi mõistetud, siis peavad nad käima kriminaaljärelevalves, siis teda jälgitakse, vaadatakse, kas ta käib tööl, kas ta järgib kohtuotsust, kas ta peab kinni talle seatud piirangutest, lähenemiskeelust, kas ta käib oma rühmas, meesterühmas. Kõiki neid asju jälgitakse pidevalt siis meie kriminaalhooldustöötajate poolt. Kui te lähete meie veebilehele ja vajutate siis sellele lingile, mis siin slaidi allosas on, siis näete kõiki meie poliitikaid ja protokolle. Need on kõikidele meie asutustele. Te näete, mida me oleme oma jurisdiktsioonis siis välja töötanud ja mida me erinevatelt valitsusasutustelt ootame selliste juhtumite puhul. Ja te näete, et kõik need poliitikad ja protokollid on omavahel seotud. All right, so I'm trying to make sure that I leave enough time for ma püüan ka mõneks küsimuseks aega, nii et ma lähen nüüd, käin kiiremini läbi need slaidid. Koordineeritud kogukonna reaktsiooni tegevused ongi põhimõtteliselt see, kuidas me neid probleeme avastame. Me räägime ohvritega pidevalt sellest, kuidas süsteem nende olukorrale reageerib. See on meie hinnangul väga oluline. Üks kiire näide teile. Prokurörid tahtsid teada, kas ohver oli politseinikule tunnistust andes joobes. Kaitseadvokaadid nimelt ütlesid, et nad ei tahtnud selle ohvri tunnistust arvesse võtta. Niisiis me panime selle küsimuse politseinike protokolli. Pärast selle tegemist me avastasime, et Ameerika põlisrahvastest naised arvasid, et kui valge politseinik neilt sellist küsimust küsib, siis on see solvav. Aga valged naised ei solvunud. Ehk siis üks ja sama küsimus tekitas väga erinevat reaktsiooni, sõltuvalt sellest, kes sellele vastas. Niisiis pidime me selle küsimuse ümber sõnastama. See on üks näide sellest pidevast ohvrite kuulamisest, sest me tahame neid aidata, kui nad meie abi vajavad. See on meie pidev töö. Me paneme küll mingi süsteemi paika, aga me kogu aeg räägime naistega uuesti ja uuesti ja me leiame alati midagi uut, midagi, mida me ei osanud silmas pidada, kui me alguses oma süsteemi välja töötasime. See on nagu sibul, kui sa ühe kihi ära koorid, siis sa ei tea, mis seal all on. Neid kihte on seal nii palju. Nii et alati on midagi uut leida. See on pidev protsess. Me tegeleme siis ohutuse ja vastutusele võtmisega. Me uurime võimalikke mittetahtlikke tagajärgi neile, kes on siis ohvrid. Me võtame arvesse sotsiaalseid tingimusi ja kultuuri, milles ohvrid vägivalda kogevad. Kui meil on naine, kes elab sellises kristlikus kogukonnas, nemad tihti ei küsi valitsuselt abi, vaid nemad küsivad oma pastorilt abi. See on nende hädaabilin. Seega peame koostööd tegema pastoritega,
et ka nemad reageeriksid nii, et ohvri olukord hullemaks ei lähe. And then respect for practitioner discretion in these cases. We don't make policies and protocols. Ja viimane punkt, siis spetsialisti nii-öelda vaikimiskohustusega või vaikimisvandega arvestamine. Me võtame seda alati arvesse. Me usaldame oma spetsialiste, me usaldame nende professionaalset suhtlemist. Protokollides me paneme konkreetse spetsialisti tegema mingit konkreetset tööd ja näiteks politseinik peaks sündmuskohalt saama võimalikult häid tõendeid ja nende kogumise käigus mitte ohvrile lisakannatusi põhjustama. Meie lähenemine tahab vägivalda nähtavaks teha. Kes mida kellele teeb ja kuidas see mõjub. Me teeme selle kõik nähtavaks. Nii saab süsteem aru, millega neil tegemist on, millised on riskid ja mida peab selle inimesega juhtuma, et mis peab temaga juhtuma, et ta siis oskaks ennast parandada. Kui meil oleks pikem koolitus, siis ma räägiksin sellest palju pikemalt, aga see on siis see meie selline lahenduste leidmise protsess. Kõigepealt on vaja leida või tuvastada probleem. Me peame vaatama, kuidas see probleem tekkis. Kui me saame teada, et naistel on mingi probleem selles süsteemiga, siis me peame aru saama, kuidas see probleem selles süsteemis tekkis. Me peame tuvastama selle probleemi allikad ning siis erinevate ametiasutuste poole pöörduma ja tegema neile siis ettepanek, kuidas siis muuta neid protseduure, mis probleeme on tekitanud. Me peame siis vaatama, kas selliseid asju rakendatakse ja hiljem on siis vaja koostada konkreetne protokoll, selle osas koolitused läbi viia, seda rakendada ja siis hiljem vaadata üle, kas seda ikkagi rakendatakse. Duluthis me ka pidevalt siis hindame seda, kas süsteem toimib. Me ei hinda näiteks politseitegevust ega meeste programmi eraldi, kuna see ei ole minu hinnangul võimalik. Igal sammul kohtumenetluses on teatud võimalus luua seda, et või siis tekitada selline olukord, et vägivallatseja taas vägivalda kasutab. Nii et ükshaaval niimoodi etapikaupa ei ole seda mõtet vaadata, me vaatame protsessi tervikuna. Me teame, et kui me võtame need vägivallatsejad ja me jälgime neid 8 aastat, alates sellest, kui nad viimati siis kriminaalhoolduses olid, siis 7-10 mehest ei jõua tagasi ei tsiviil- ega kriminaalõigussüsteemi. Retsidivism tähendab meie jaoks siis arreteerimist. See ei tähenda süüdi mõistvat otsust. Arreteerimisest piisab. Me võime rakendada ka tsiviilkohtus selliste lähenemiskeeldu ja kui mehe vastu selline keeld rakendatakse, siis seda nähakse ka retsidivismina. Meie andmed toetavad seda tööd, mida me oleme siin Duluthis 40 aastat teinud. Me vähendame niimoodi koduvägivalda. Meil on vähem inimesi, kellega õiguskaitse peab tegelema, kellega kohtunikud peavad tegelema, kellega kriminaalhooldusametnikud peavad tegelema. Me vähendame neid kordi, kui inimest arreteeritakse ja politseinikud peavad tema koju minema
kui paljud vajavad They kriminaaljärelevalvet. have a buy-in. Victims are safer because men are not Ka committing that ohvrid violence again. on turvalisemas olukorras, A kuna lot of men aren't. mehed suure tõenäosusega enam ei vägivallatse, enamik neist, kõigi kohta see kahjuks ei kehti, ja meie kogukond üldiselt on turvalisem, see ongi meie eesmärk. That Õigusrikkujad mõistavad, et sellist käitumist ei tasuta. continue to commit these kinds of acts. Kui sa sellist kuritegusid sooritad, siis kogukond ei So, talu I think seda. that is the end. Is it, Jeff? Ja me olemegi nüüd jõudnud Yeah. ettekande lõpuni. So, Jeff, you could just take the PowerPoint down if you want. And I'd be open for questions Nüüd olen ma avatud küsimustele. from anybody. And I can't see anybody Hello. right now. Ma muidugi ei näe midagi. Yes, yes. Oh, there we are. Okay. Kas now te I can kuulate meid? Nüüd ma näen ka, väga How tore. can the police identify coercive control? How Kuidas can we politsei really tuvastab help victims sundivat of kontrolli? coercive control? Kuidas saame aidata sundiva kontrolli ohvreid? Most popular question. See oli kõige populaarsem küsimus. See on väga hea küsimus. Siin Ühendriikides ei ole me sellele head vastust leidnud. Inglismaal on nad sundiva kontrolli kriminaliseerinud. Minu meelest on see nüüd juba 4 aastat nii olnud. Neil on juba mõned juhtumid olnud. Nicole Westmoreland, kes Inglismaal siis selle teemaga tegeleb, on sellest ka kirjutanud. Kindlasti tema oskab öelda, kuidas seda praktikas tehakse. Meie põhiseadus, meie kohalikud seadused takistavad seda. Teine murekoht selle juures on, et kui sellised sundiva kontrolli seadused läbi lähevad, siis tekib palju debatte, nii et mul ei ole kahjuks head vastust sellele küsimusele praegu. I hope the answer was given. Okay. Jah, me saime vastuse. Mõnikord siis ohvrid jäävad oma vägivaldse partneriga kokku, mõnikord isegi pärast süüdimõistvat otsust. Mida te soovitate spetsialistidele, kes selliste juhtumitega töötavad? Kui me teame, see ohvri lahkumine, see ei ole sündmus, see ei juhtu üleöö, sellepärast et keegi arreteeriti, vaid see on protsess. Kui ma olen naistega nendes fookusrühmades rääkinud sellest küsimusest, siis tihti nad ütlevad, et esimest korda, kui ta arreteeriti, siis tundus, et see oli nagu meie süü, et mina tegin seda ja tema tegi teist ja nüüd me oleme koos selles jamas, et tema ju vabandas ja jah, aga kui mees teist korda arreteeriti, siis ma hakkasin mõtlema, hüva, nii on juba 2 korda juhtunud, mina saan ju haiget. Aga ta on samas mu laste isa. Ma ei taha perekonda lõhkuda, ma ei taha, et lapsed ilma isata kasvavad. Aga kui mees juba 3. korda arreteeriti, siis ma hakkasin aru saama, et ta ongi lihtsalt selline. See juhtub üha uuesti ja uuesti. Naised mõtlevad alati suhtele, oma pühendumusele, mehe vägivallale, miks see juhtub, kõik see on seal juures oluline. Oluline on ka see, et ta ei ole lihtsalt vägivaldne, aga mees mingis mõttes kontrollib ka seda, kuidas naine sellest probleemist mõtleb. Mingis mõttes nagu mees koloniseerib naise mõistuse. Kui sotsiaaltöötajad ohvritega varjupaigas räägivad, siis tihti naised räägivad mehe sõnu, nagu mees oleks talle sõnad suhu pannud. Naine räägib juhtumist mehe tõlgenduse kohaselt. See muudab naise jaoks väga keerulisi selle, et kuidas siis eristada seda, mida naine ise tahab teha ja mida mees tahab teha. Ja muidugi veel hirm lahkuda. Kõik see muudkui koguneb ja koguneb ning seetõttu on väga raske ohvritel suhtest lahkuda. Kui me sellest aru saame ja me mõistame neid detaile
ja kuidas see välja näeb, siis on meil parem võimalus sekkuda. Mitte ainult siis ka naise pärast, vaid ka mehe pärast. Aitäh ja viimane küsimus. Kas kriminaalhooldusametnikud USA-s saavad lähisuhte vägivalla kohta mingisugust erilist väljaõpet ja ohvrite toetamise kohta? Jah, saavad küll. Vanglaamet viib seda koolitust läbi, aga ka meie oma kogukonnas teeme seda tööd. Me aitame neil mõista, kuidas rääkida vägivallatsejatega, kuidas panna küsitavuse alla nende mõtteviis, mis neid motiveerib, mis neid ei motiveeri. Ja üks kõige parimaid viise, kuidas me oleme siis leidnud inimese, kuidas meie arvates on kõige parem inimese teadmiste taset tõsta, vahet pole siis, mis ametikohal see inimene on, siis meil Duluthis on sellised spetsialistid, kes tegelevad ainult koduvägivalla juhtumitega. Alguses on neil väga raske, neil on väga keeruline rääkida nii ohvrite kui vägivallatsejatega, kuna nad ei saa aru, kellega nad räägivad. Aga kui nad on seda väga palju harjutanud, siis nad lõpuks hakkavad mõistma, milles see probleem on. Ja lõpuks oskavad nad nii vägivallatsejate kui ohvritega väga osavalt toime tulla, kuna nad lihtsalt on seda nii palju teinud. Seega spetsialiseerumine on väga oluline. See kehtib siis iga ametikoha kohta, olgu see siis kriminaalhooldusametnik, kohtunik, prokurör, politseinik. Üks sotsiaaltöötaja ütles mulle, et hommikul on mul mingisugune probleem perekonnaga, kus laps on hooletusse jäetud, pärastlõunal on ema, kes on uimasti sõltlane ja siis õhtul on isa, kes on oma last seksuaalselt kuritarvitanud ja siis lõpuks on mul veel koduvägivalla juhtum. Ja iga juhtum, kõik need erinevad tüüpi juhtumid nõuavad seda, et ma häälestaksin ennast hoopis teist moodi. Ja kuna ma ei suuda ennast niimoodi ümber lülitada kogu aeg, siis tegelikult iga juhtumi puhul midagi jääb vajaka. Iga juhtum kannatab. Kui ma aga olen spetsialiseerunud, siis on mul üks mõtteviis. See tähendab, et ma suudan langetada nendes juhtumites paremaid otsuseid. Spetsialiseerumine tõesti toimib, nii et see oleks minu vastus sellele küsimusele. Mitte ainult koolitus, aga ka spetsialiseerumine. Suur tänu sulle, Scott, sinu esitluse ja sinu ekspertiisi eest ja meie teeme siin nüüd pausi.